kuna tõenäoliselt selle ploki lõpus on võrdlemisi vähe aega, siis nüüd ma tõesti julgustan kõiki mõtteid, mis teil tekivad Facebooki kirja panema, et teile saaks neid brausida ja et me saaksime hiljem need küsimused ette lugeda ja panelistidelt või õigemini välkesinejatelt küsida. Seega, mina nüüd rohkem ei räägi. Siin laua peal on ka nimekiri sellest, et mis järjekorras te esineda saate. Pult on olemas. Seega esimesena ma annaksin sõna siis Autolevile. Palun. Tere. On kuulda. Väga hea. Mina olen siis Tauri Autolevist ja meie siis tegeleme sellise asjaga nagu inimesele autorent, ehk siis aitame kokku viia inimesed, kes omavad autot ja inimesed, kes ei oma autot ning aitame neist toime tulla kogu selle muu ümbritsevaga, mis selle eduka tehingu sooritamiseks siis vaja on tagada. See idee tuli mul umbes 2008. aastal, kui ma ise olin vist 11. klassis ja olin ülikooli tulemas ja sõjaväkke minemas oma auto maha müümas ning ülikooli ajal mõtlesin, et oleks ka vahest tore autot kasutada. Ja ülikooli ümber oli nüüd väga palju seismas. Nagu ma juba ütlesin, siis viimegi kokku inimesed, kes omavad autot ja inimesed, kes ei oma autot, et nad saaks siis üks pool oma seisev, 95% umbes seisev ressurss anda siis inimestele kasutada, kellele seda ei ole. Kuidas see asi toimib? On lihtne, et mõlemal osapoolel tuleb siis liituda selle süsteemiga, kuna süsteem põhineb suuresti ka usaldusel, siis selleks, et selleks saaks usaldusväärne olla, luuakse kasutajakontod, kuhu koguneb ka ajapikku teie tehingute ajalugu, teie saadud tagasiside nende tehingute jooksul. Ja kui sa oled liitunud, siis rentijana on sul võimalik siis valida endale autode seast, teha broneering ühele või mitmele autole ning oodata automaniku vastust, kas talle sobib see aeg, kas talle sobib see, kas sina üldse sobid talle oma kasutusajalooga ja siis ta annab oma jah või ei sõna. Ning kui ta on andnud jah sõna, siis toimub sinu poolt siis tasumine, siis kes soovib autot ning ongi võimalik minna autole järele juba. Ning pärast seda toimub lihtsalt tagasiside andmine üksteisele ning tehing ongi edukalt lõppenud. Mida me pakume siis auto omanikele, ongi seda usaldusväärseid rentijaid, kuna meil on olemas siis see kasutusajalugu kasutajate kohta ning omalt poolt ka vaatame siis kiirelt üle ja põhjalikult, et kas see kasutaja tekitab usaldust või selle kasutaja võib probleeme tekkida. Siis pakume arvelduskeskkonda, sest nii üks kui teine pool võib selle tehingu jooksul siis ümber mõelda mingites asjades ja võivad probleemid tekkida. Siis pakume turvalisi lepinguid, kliendi tuge ja nõu, kui rendi käigus, rendi jooksul, enne pärast tekib mingisuguseid küsimusi ja ka turundust, et inimesed üldse leiaksid teid ülesse. Ja rentijatele siis suurimad autode valikud Eestis, võib-olla isegi Baltikumis, siis usaldusväärsed automanikke, kellel samuti on seal olemas kasutusajalugu, turvalisi lepinguid, arveldust ja siis ka samamoodi kliendi tuge, et ka rentijatel on tekkinud küsimusi rendi jooksul ja pärast enne. Natukene ka meist, kus me täna oleme, et meil on autosi seal 170-180 ringis, kasutajaid üle 5000, tehinguid on üle 500, omanikud teenivad olenevalt nende aktiivsusest, nende hinnapoliitikast, nende sõidukist, kuni siis 500 eurot kuus, saavad palju uusi tutvusi ja on siiani hästi rahul. Uusi kasutajatel umbes 250 inimest või õigemini liitujad siis kuus ja siis uusi autosi umbes 25. Kus me praegu oleme, et kus meid üldse leida võib? Oleme siis Eestis erinevates, oleme siis Eestis erinevates paikades üle Eesti ja seal all on natukene näha, et me oleme ka Riias, et alates maist, mai algusest oleme ka Riias või õigemini Lätis juba avatud, et esialgu on täpikene Riias, kuna seal tõenäoliselt on nagu Eestiski oli, et Tallinnas kõige lihtsam kõigepealt leida neid autoomanikke, kes on valmis oma ressurssi jagama ning ilmselt toimub ka seal siis kiire laienemine.
Nii. Nii, kas on kellelgi küsimusi? Jätsin ka oma välkesitusse veidikene aega, kuna nii lühikese aega polegi võimalik väga põhjalikult ja pikalt rääkida, võib-olla lähtukski teie küsimustest, mida veel rääkida. Mina olen Veljo, et mulle tundub, et sellises B2B rendiäris on hästi oluline see kindlustuse aspekt, ütleme sellele autoomanikule või mingi varaomanikule, et kuidas teil sellega on asjad? Et küsimus on, kuidas meil kindlustusega on? Ja, et kas see varaomanik saab nagu selles mõttes mingi kindlustuse, et tema varaga midagi juhtu või talle kompenseeritakse siis? Varaomanikel on hetkel endal suuresti peal kindlustused juba ja liigume ise selles suunas, et pakkuda enda poolt veel täiendavat kindlustust. Veel küsimusi? Jaa, palun. Kui ma võin kindlustusteemal küsin, et ma just mõtlen, et mul on ka auto, eks ju, autol on kasko, kaskos on nagu väga selge keeld anda seda, kasutada autod rendiautona või taksona, et kas see nagu välistab nagu inimesele autokasutuse andmise või ei välista? Ütleme, neid kaskolepinguid on ka erinevaid ja neid tuleb siis nii-öelda vastava lepingudele võtta, et ja teine pool on tegelikult see, et hetkel igapäevapraktikas toimub selline kasutus ja nüüd ongi lihtsalt see aeg, et kui kõik need kindlustusandjad tulevad ka sellega kaasa, et seal maailm liigub selles suunas ja aga ühesõnaga tuleb vaadata neid kaskotingimusi, et päris mitmel kaskopakkujal on juba selline asi lahendus olemas. Tervitus, tulen püstiselt, et minu nimi Eero, et ma olen pärast paneelis ka nagu mobiilsuse teemal natuke rääkimas, ma mõtlesin, ma küsin sult otse ära, kuna ma kindlasti tahan sinu teemat ka puudutada. Et mis sa arvad, mis on need edu alused, et see mudel nagu Eestis ja ka Lätis õnnestuks, sest me teame, et Ameerikas, ka UK-s need sharing mudelid erinevalt töötavad päris hästi. Aga mis just siin selle edu alus võiks olla? No kõige suuremas aluseks see, et oleks autod ja inimesed, kes sooviksid autosi pakkuda. Et siis, kui on autod, tulevad ka rentijad ja nii ta läheb. Kas on veel keegi, kes tahab hetkel midagi autolevi kohta teada? Mina olen Riinu hiljem ka paneelis. Et ma tahtsin küsida, et mis on see põhjus või väärtused, miks sa seda üldse teed? Nagu ma ka alguses ütlesin, siis tegelikult mul endal tekkis nagu vajadus selle järele. Ma juba nägin ette, et mul see vajadus tuleb ja kuna ma ise olen logistika taustaga, ehk siis kõik see transport, inimeste liikumine, efektiivsus, nii edasi, on teemad, mis on südamelähedased juba enne ülikooli, siis see nagu on hea väljund selleks, et seda ressurssi, seda efektiivsust nagu tekitada. Et ise käsi külge panna, et hea on vaadata kõrvalt, et kui ebaefektiivselt me toimime, aga mõtlesingi, et nüüd see on hea koht, kus oma erialast ja teadmist ja kõike seda efektiivset südamelähedast teemat nii-öelda ellu viia siis, sest transport on üsna suur valdkond ja inimeste liikumine, kuhu ressurss kulub. Ja nüüd Facebooki kommentaariumist ma jagan Henrik Aaviku Ujeda osalise küsimust, kas autodele pannakse ka mingeid eriseadmeid? Kas saaks uuesti öelda? Kas autodele pannakse mingeid eriseadmeid? Autodele hetkel ei panda eriseadmeid, aga meie nii-öelda üks selline suund, kuhu me liigume, on hetkel, kui seda nii-öelda joonist vaadata, kui ma nüüd suudan selle tagasi võtta, ei suuda. Et peavad inimesed kokku saama autoomanikuga, aga meie selline suund oleks see, et sul on võimalik ilma inimesed kokku saamata leida endal tänavalt auto ja lihtsasti mobiiliga saabada ja istuda sisse sõita. Võib-olla üks viimane küsimus ja siis liigume edasi. Tegelikult meil on mõeldud küsimused kõige lõppu korraga. Okei, viimane küsimus. See viimane lause oli väga huvitav. Ja mille poole siis see protsess erineb auto ärandamisest vastavalt Eesti NSV karistusseaduslikule? Auto ärandamine teatavasti vist toimus sedasi, et pärast autot tagasi tooda ju. Et ütleme, ärandaja too tagasi, aga antud juhul siis
toob nagu see auto kasutaja ikkagi selle auto tagasi viisakalt ja omanik saab seda autot ka veel kasutada pärast seda, kui see on korraks nii-öelda ärandatud ja käidud sellega sõitmas. Võt. Aga kuna see oli vist viimane küsimus, siis kui teil tekib veel küsimusi, on võimalik neid küsimustele vastuseid leida meie kodulehelt või siis võtta otse meiega ühendust. Aitäh! Aitäh, Tauri! Ja nüüd sõna parkingule. Kus ma selle slaid teki saan? Kohe tekib. Aga tere päevast, Mikk Mooses on minu nimi ja ma olen parkingu kaasasutaja. Et täpselt aasta aega tagasi olin ka siin lava peal ja siis oli vähe teine projekt, et oli Bikekeep, et võib-olla mõni siin saalis istuja mõtleb, et ongi sellised lahedad tüübid, et iga aasta teevad uue projekti, et saaks Loomelinnaku sünnipäeval lavale astuda, et tegelikult see on niimoodi juhuse tahe, et tegelikult üritame oma fookust ära hoida, et aga küsiks ka sellise asja ära, et mul on niisugune päris hea valim siin, et kui palju teist on parkingust kuulnud enne seda, kui seda üritust, et tõstke käed. Okei, siis ei peagi turundusinimesi vaibale kutsuma, et täitsa hea. Et tulles parkingu juurde siis, et täpselt nädal aega tagasi tulime teenusega välja ja lõime Tallinnasse siis 1000 uut parkimiskohta ja kõik need parkimiskohad on väga hea hinnaga ja nad asuvad väga head asukohtade peal. Etteruttavalt ütlen ära ka selle, et ei ole ehitanud kuhugi uut parkimismaja ega ei ole ka maju ümber lükanud, et sinna kruntide peale siis parkimiskohti rajada. Et tegelikult kasutasime ära siis olemasolevaid parkimiskohti, lihtsalt need parkimiskohad ei olnud laiemale avalikkusele siis kommertskasutuses. Läks natuke palju. Nii, siin on näha siis Suur-Karja tänav. See pilt, mis siit avaneb, on tegelikult kogu aeg seal selline, et autosi on täis, 4,8 € maksab seal parkimine 1 tund ja näha on ka nukraid ja murelikke autojuhte, kes siis otsivad kogu aeg endale parkimiskohta. Ja samal ajal nii, pean väga jõuga vajutama seda, et ei, no natuke palju läks. Enam ei ole slaid põnev vist. Mõtleb natuke. Jah, praegu tahan logo promoda, et kas läheb veel nüüd väikse viitega või? Nonii, tuli ette. Ja samal ajal siis Suur-Karja tänava ümbruses on hästi palju selliseid hoove, mis seisavad täiesti tühjana, aga nende omanikud tegelikult, nende huvi ei ole tegeleda parkimisbusinessiga. Ja isegi kui see huvi neil oleks olemas, siis see korraldus oleks ilmselt päris keeruline, et keegi peaks seisma seal tõkkepuu kõrval, eks ole, laskma inimesi sisse, korjama raha, ühesõnaga jube keeruline värk. Ja siin samas kõrval on ka MyCity hotell, et kes on täna meie klient, et kui me läksimegi selle tegevjuhiga rääkima seal, siis tema ütles, et tema pidevalt vaatab oma kontori aknast välja Suur-Karja tänavale ja näeb seal neid samu murelikke autojuhte ja siis mõtlebki, et kurat, läheks ise praegu välja ja müüks neid parkimispileteid, et minu hoov on tühjane. Et kõik nad maksavad 4,8 €, et nii kui me läksime sinna, siis ta põhimõtteliselt poole sõna pealt, et ma ei pidinudki, valmistasin ette, et peab korraliku pitchi talle tegema, et ei tee maha müüa, aga ta juba esimese lause pärast ütleb, et jah, me tuleme kaasa selle asjaga, et kui te ära teete selle. Ja täna ta on klient, et ongi, et siin see põhjus on, miks inimesed ei saa täna oma kohti väga välja rentida, on siin samas pildil näha, et ongi see tõkkepuu, eks ole. Ja meie toote innovatsioon seisnebki selles, et meie paneme sinna tõkkepuu sisse modemi, mis siis võimaldab autojuhtidel läbi mobiilirakenduse ühe nupuvajutusega see tõkkepuu avada ja põhimõtteliselt parkimisprotsess tööle panna. Aga ütlen ka ära selle, et parkingu liitudes ei pea olema tõkkepuu ega selline kinnine ala, et ta võib olla täiesti niisugune nimeline parkimiskoht, võib olla ka nummerdatud, eks ole, ja lihtsalt panna süsteemi üles ja hakata raha teenima, et tegelikult need tühjad hoovid on raha, mis vedeleb maas inimestel. Läheb slaid edasi. Nonii, siin on näha siis halduskeskkonda, see on see, kui teie olete oma parkimiskoha rendile pannud, siis teile avaldub selline parkimiskeskkond.
selles keskkonnas siis te saate kas reaalajas enda parkimiskohti panna rendile, saate panna näiteks, muuta seal niimoodi, et panete kuni kella 5 panete 2 kohta, kella 5 alates panete 10 kohta ja nii edasi, et saate täiesti operatiivselt seda asja nagu muuta. Et te võite sellega tegeleda iga päev, tahate nagu hoida silma peal, et kes parasjagu pargib, palju te olete raha teeninud, aga te võite ka teha niimoodi, et väga paljud on sellised omanikud, kellel, nagu ma ütlesin ennem, et see ei ole nende põhibusiness ja see väga ei huvita neid, aga raha tahaks ikka teenida. Et nemad ei taha nagu silma peal seal loida, nad võivad 6 aega ette tegelikult määrata ära selle, et mis aegadel neil koht vaba on ja nad rahuliku südamega saavadki lihtsalt kuu lõpus ülekande parkimistasude eest. Ja teiselt poolt on siis autokasutajad, ütleme, kui mina nüüd olen selle parkimiskoha rendile pannud, ma olen parkimiskoha omanik ja ilmub kätte see aeg, kus koht siis läheb nii-öelda välja, siis kui mina olen näiteks seal samas Suurkärra tänaval, siis kas ta võtab GPS järgi, võtab mul rakendus selle asukoha või ma sisestan käsisti sisse selle asukoha ja siis ta nagu soovitabki mulle seda lähedal asuvat seal parkimiskohta. Ma saan sinna koha peale navigeerida, kui ma olen näiteks Tartust tulnud ja ma ei tea, kus see asukoht asub. Või kui ma tean, kus see asukoht asub, ma panen lihtsalt broneeri nupp, broneerin selle parkimiskoha ära, näiteks lähen õhtul teatrisse, siis ma ei pea muretsema selle pärast, et kas mul on parkimiskoht või kaua ma pean aega kulutama selle peale. Lähen hoopis fueesse, eks ju, joon kohvi. Et nii lihtne see ongi ja jõuan sinna värava taha, vajutan nuppu ja tõkkepuu tõuseb ja mured on lahendatud, et olengi auto ilusti saanud ära parkida. Et täna on meil Tallinnas on siis liitunud 15 parklat, no see on see ametlik, mis meil täna oleme suutnud rakendusse üles panna, tegelikult on neid rohkem, et igapäevaselt tuleb juurde neid parkimiskohti. Ja huvitav fakt, mis on ära märkimist väärt, et kui keegi teist veel ei ole veendunud, et kas ta peaks parkingut kasutama, siis Süda või Vanalinna piirkonnas 500 meetri raadiuses on alati kusagil parkla olemas juba täna, et me oleme nädal aega väljas olnud, et see kaart täieneb. Et ärge olge alguses nii kriitiline, kui te peate kõndima näiteks seal 400 meetrit või 300 meetrit, varsti on teil igal pool kõrval see koht olemas. Nii. Et siin on üks pilt meie parklas, see on seal Hollywoodi taga, et siin on kõige soodsam Europargi parkla, mis siin lähedal on 70 eurosenti kallim kui see parkla ja siin ma lähen pargin oma auto ilusti sinna aeda sisse ja täiesti turvaliselt, et väga kontvõõras sinna väga naljalt siin hoovi ei satu. Et ilusti trellide taga ja muretult pargingi seal. Ja siinkohal kutsungi üles teid kõiki, et kui teil seisab parkimiskoht tühjana, ärge laske rahal maas vedeleda, et pange ta raha teenima, täiesti riskivabalt, et võtke minuga ühendust ja hakkame raha teenima. Ja teiselt poolt, kellel ei ole parkimiskohta, siis usun, et tahate ikka soodsamalt parkida või mugavamalt, et tõmmake alla parkingu mobiilirakendus, kes seda veel teinud ei ole ja parkige soodsalt. Aitäh! Niikaua, kuni järgmine esineja ennast valmis paneb, siis ma kasutan ära oma võimu, et mul on kogu aeg mikrofon ja lihtsalt kommenteerin, et meile teeb linnalaboris parkingu puhul rõõmu just see, et just see ristkasutuse aspekt, et muidugi see on väga tore, et igaüks saab rohkem raha teenida, seda raha, mis maas vedeleb, aga meie jaoks on kurvastav see, kui me näeme, et linnas saab üks suur parkla, mis tähendab, et need kohad, mis juba on parkimisele mõeldud, oleksid tihedamas ja efektiivsemas kasutuses, on suurepärane. Kas võtame äkki siis siin ka nüüd paar küsimust vahele? Võtame ühe. Tekkis kohe niisugune küsimus parkimishindade kohta, et nagu me teame, siis vanalinnas 4,80 eurot tunnis on täiesti reaalne, mis tähendab, et kui sa pargid rohkem kui 4 tundi, on sul majanduslikult kasulikum saada trahvi endale ja maksta see 20 euri ära ja saada 24 tundi parkimist. Kas teil need päevatariifid ja asjad on konkurentsivõimelised hinnastustega või on endiselt kasumlikum trahvi saada, kui pargid rohkem kui 4 tundi? Aitäh! Meie parkimishind vanalinnas on soodsam, kui täna on südalinna tariif. Eks ta on 2,99 on Vanalinna parkla. Okei, aitäh. Aga lähme edasi ja teeme neid küsimusi lõpupoole. Toitla, palun, Hannes. Ja, nii kaua, kui me siin näeme, kõik väga hästi. Vaatan kohe. No nii, tere. Mina olen Hannes ja minul on mõni aasta juba olnud üks mure,
Nimelt meil on niisugune paljulapseline pere ja need paljud lapsed on kõik sündinud maikuus ja siis mul on seal 4 sünnipäeva maikuus. Mulle meeldib kokata, ärge saage valesti aru, aga 4 sünnipäeva järjest maikuus kokata tähendaks seda, et ma peaksin maikuus puhkuse võtma. Ja selline mure mul oli nimelt, et ma suudan ja me suudame perega õhtusöögid ära majandada, aga sünnipäevad jäid majandamata. Ja mis siis juhtus? Juhtus see, et kuigi ma tahtsin värsket ja ma tahtsin ökot enda sünnipäeva lauale ja kõike seda muuda, mida iganes tingimusi ma seadsin selle toidule, siis lõpuks ma läksin ikkagi 48 tundi ennem ruttu oma kodu Selverisse, et ma saaksin tellimuse ära teha, võtsin seda sama kartulisaatit, mida ma olen 5 aastat järjest söönud, viinerid kõrvale, singirullid ja kapsasin ruttu koju. Ja ma usun, et meist paljud teevad seda ja paljud virisevad selle tõttu ja mina ka virisesin, kuniks ma siis otsustasin, et võtan selles osas midagi ette. Ja mu tundub, et enamus ideed saavadki iseenda probleemist alguse, minul sai ka oma probleemist alguse. Nii, ma proovin ka sõbraks saada selle puldiga ja siis, kui ma saan, siis on väga hästi. Ja mida sa pead tegema hakkama siis, kui sul idee on, mure on, vastupidivalt levinud arvamusele, kui sa tuled suurepärase idee peale ja lähed sellega hommikul magama, peidad teki all ära, siis väga hea soovitus on see, hakake kohe rääkima, jah? Lähete, käite mööda, inimesed räägite, mul on suurepärane idee. Mina tahan järgmine sünnipäev endale võtta, mitte Selveri, nii, juhtus samamoodi. Mitte Selverist toitu, vaid tahan võtta kellegi väga kvaliteetselt head toitu. Ja rääkisin mina ka inimestega, leidsin sarnaselt mõtlevad inimesed ja mis me siis tegime, lõimegi toitla. Siin on nüüd väga ilus sõna, nende sõnade või väga ilus lause ja seda nimetatakse väärtuspakkumiseks muide. Väärtuspakkumine siin vasakul pool on nendele inimestele, kes tellivad toitu ja paremal pool on väärtuspakkumine nendele, kes kokkavad. Jah, selle sõnastamiseks läks meil aega täpselt 5 kuud ja väga palju mudamaadlust, nagu mulle meeldib öelda. Ehk siis, et sellist alustavat ettevõtet tehes, siis nagu ma täna ka kahtlesin, ma ei ole kindel, et ma olen täna nagu nii-öelda jagamismajanduse üldse mingisugune ettevõte, äkki ma ei ole, ja kui sa startupi teed, siis sa kahtled kõiges ja täna oled sa kindel, järgmine päev ärkad üles ja mõtled, ei, see vist ikka ei ole niimoodi. Nii et nende ilusate lausetega läks meil ka aega. No see on see Selveri siis kandik, mida ma tahtsin teile näidata, mis minu laual tavaliselt on olnud ja see järgmine pilt, mis siia tuleb, on siis see, mida ma tahan, et see oleks. Nii, kodune pirukas, eks ju, ingveri, õuna, puru, koogi pirukas. Siukest ma tahtsin enda lauale. Jube äge. Nii, nagu te nägite seal eelmistes slaidides, üks asi, kust ideed alguse saavad, on siis see, et sa hakkad rääkima inimestega. Teine asi, kuidas asjad liikuma hakkavad, on see, kui sa reaalselt võtad selles osas midagi ette. Me võtsime ka ette. Me saime meeskonna kokku ja läksime siis Tallinnast välja nädalavahetuseks 2 päevaks ja mõtlesime, et nüüd 2 päevaga paneme mingisuguse asja püsti, esmaspäeval tuleme sealt metsast välja, viskame internetti, ütleme, et meil on kõige vägevam asi ja vaatame, mis juhtuma hakkab. Nii see enam-vähem juhtuski. Ja juhtuma hakkas ilusaid asju. Facebooki likeide arv kasvas müstiliselt, eks ju. See oli see koht, kus me olime. Selle kohaga muide seoses, ma pidin oma lugu rääkima, sellepärast ma räägin omaks lugu. Et me võtsime kohe algusprintsiibi, et me ei tee kulutusi, sellepärast, et see on nii suure riskiga äri, kas me ei õnnestu või ei õnnestu, aga me ei taha teha suuri investeeringuid. Ja näiteks selle kohaga oli ka siuke lugu, et ma läksin Airbnb-sse, otsisin toreda koha välja, vaatasin, Anton pakub seda, läksin Facebooki, kirjutasin Antonile, kuule, mul on nädalavahetuseks vaja 2 päevaks, aga mul pole sentigi maksta. Anton ütles, okei. Nii, niimoodi saavad asjad alguse. Jups, väga lahe. Täitsa lahe.
me olime seal, panime selle prototüübi kokku, tulime metsast välja, nagu ma ütlesin, sai valmis üks väga basic lahendus ja väga basic lahendus, kus sa määrasid lihtsalt ära, millal sa süüa tahad, kus sa süüa tahad ja kirjuta, mida iganes sa sinna tahad süüa. Ja siis tuligi siukseid pakkumisi, et palun mulle 80+% kodust šokolaadi või siis palun mulle soolast. Väga erinevaid pakkumisi tuli. Ja see oli väga tore ja siis see oli jällegi meile nagu ülesanne, et kas me suudame need ära täita. Osad suutsime, osad mitte. Ja pärast seda, kui selline alguse vaimustus üle läks, mis kestis 1,5 kuud ja see kestab kõikide ettevõtmiste puhul, nii palju kui mina olen näinud, maksimum 1,5 kuud, kus kõigil on näpud püsti ja kõik arvavad, et nüüd ma panen oma põhitöö maha ja lähen seda asja tegema, siis kui see vaimustus üle läks, siis me üks hetk mõtlesime, et okei, aga mis me nüüd edasi teeme? Nii hästi läks ju, laike tõusis ja tellimusi tuli, et mis nüüd edasi tuleb teha. Ja sattusimegi sellisesse kohta, kus meil polnud õrna aimugi, mis edasi tuleb teha. Ja hakkasime küsima selliseid küsimusi, mida me oleks pidanud kohe alguses küsima. Kes see üldse meie klient on? Okei, kodukokk, aga kas ta on koduperenaine, kellel on vaba aega, kas ta on väike ettevõtja, kes oskab kokata ja kokab teistele, ja kes see üldse neid tellimusi tahab? Vahelduseks siis, kuna see slaid tuli ette, see on meie esimene tellija, ja siis need on meie esimesed tellijad ja esimesed tellimused, eks ju. Nii. See on niisugune lotomäng, vaata, mis järgmisena ette tuleb. Nii, ja ehk siis meil polnud vastust nendele küsimustele, sellisel kujul vastust, mida oleksid oodanud need, kes on kogenumad, näiteks investorid või ka tegelikult meie ise, me ei osanud vastata. Ja mis me siis tegime järgmisena, siin ma olen kuskil teles juba, nii, mis me siis järgmisena tegime, oli see, et me tahtnud paigal seista, mõtlesime, et okei, teeme siis mida iganes. Ja otsustasime, et vaatame siis, kui selline lahendus läks hästi, äkki üks teine lahendus läheb ka hästi. Näiteks arvasime, et meie klient võiks olla selline, kes kokkab, meeldib kokata, kes on näiteks 2 inimest, aga lasanje teeb 8, et mis ta ülejäänud selle lasanjaga teeb. Et teeme siukse lahenduse, teevad pildi, panevad üles, ütlevad 2 euri tükk ja läheb ümbruskonnas, eks ju. See on vist see sharing economy, jah? Nii, läheb sinna kilda. Ja me isegi progesime selle lahenduse valmis, aga me ei pannud seda püsti sellepärast, et endiselt me ei osanud vastata, kes on meie klient, mis probleemi lahendame ja kuidas me seda teeme. Nii. Okei. Tänaseks, mis me siis tegime, võtsime oma veebilehe maha ja panime täiesti basic HTML-i, millega iga üks teist ruumis saab hakkama. Panime selle ülesse ja otsustasime, et me läheme käime inimeste seal ringi ja küsime, kas neil on üldse mingisugune mure seoses toiduga, toidu tellimisega, toidu tegemisega. Ja täna me neid vestlusi veamegi ja üleval on niisugune hästi lihtne lehekülg ja kui sa tahad, sul meeldib kokata, siis sa lihtsalt vajutad sinna liitu ja siis saadetakse mulle e-mail, et näed, see tüüp tahab kokata ja siis, kui sa vajutad sinna teisele poole, et tahad tellida, siis saadetakse mulle e-mail, et näed, sa tahad tellida. Ehk siis me oleme tagasi täiesti alguses. Sellepärast, et meil on olulised küsimused vastamata. Aga me toimime. Täna panin lukku cateringi järgmiseks nädalavahetuseks 60 inimesele. Maksis 1350 euri. Nii. Ütlesin, et mul tuleb niisugune üritus, kuhu ma tulen siin toitlat reklaamima, ütlesin oma kodukokkadele, kas nad on nõus midagi kokkama ja hea meel on see, et nad saatsid mulle küpsiseid ja muffineid, mida teiega täna jagada. Johanna tegi muffinid, Hedi tegi meile küpsised ja keeksi ja Liise, kes on muide pärit Prantsusmaalt, elab Kalamajas, tegi meile prantsusepäraseid võiküpsiseid. Ja sellega ma tahangi oma ettevõtmise praegult lõpetada. Ma tahan öelda seda, et kui teil on huvi kokata, siis räägime, kui teil on oleks huvi tellida neid, mida teised kokkavad, siis räägime. Tänasel hetkel mul teile head lahendust välja pakkuda ei ole, aga ma olen avatud rääkimistele. Aitäh! Aitäh sulle, Hannes! Ja, ma lasen siit need 2 korvi ringi käima enne. Näed, võtke julgelt ja jagage, eks ju, ehk siis saatke edasi. Aga teeme äkki küsimused kõik korraga pärast.
aga selleks, et meelest ära ei läheks, pange see küsimus Facebooki kirja. Siis on kindel, et midagi ei lähe kaduma. Palun nüüd lavale Mihkli, kes tuleb Kultuurikatla Maker Labist. Tere! Mina olen siis siia Tallinna Kultuurikatla Maker Labist, eesti keeles Maker Lab, ja ma olen seal uute tehnoloogiate projektijuht. See on siis meie imeilus uus kodulehekülg meie imeilusate kateldega ja Maker Lab asub seal nende katelde all ehk keldris. Siin nüüd ühel momendil peaks tulema, ei tule, tuleb, meiuks. Nii, Maker Lab või Maker Lab on siis prototüüpimise töökoda. See on siis erineva sisustusega töökoda, nagu ma juba kordasin ennast. Meil on 3D-printerid, laserid, keevitamine, jootmine, printimine tavaline, A0-printer ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei hakka seda pikka listi tegema. Ma sisuliselt praegu kirjeldaks, või siis hakkan listi tegema nende slaidide liikumiste vahel. Et nii, siin on siis Tallinn Music Weevi dekoratsioonid, mis said just hiljuti meie juures valmis. Siin on Ott ja Mikael, kes siis need meie juures tegid. See on siis natukene anda konkreetse selgituse, mida meie juures on võimalik teha. Siis, kui me natukene edasi lähme, siin, seal, aga mul ju hakkas just tööle ilusti see siin pool niimoodi. Okei. See on siis natukene üks teine vaade ja siin on siis võib-olla tänane kõige huvitavam asi, mis on see punane asi siin. Et ma korraks panen ühe veel edasi. Kuidas meie toimime? Meie oleme siis fitnessklubi. Meie ärimudel on fitnessklubi ümber üles ehitatud. Meil on päevapilet, nädalapilet, kuupilet ja sa saad tulla trenni tegema. Ehk tooteid prototüüpima või siis midagi parandama. Ettevõtjana, eraisikuna ja nii edasi. Meil on olemas siis meistrid ehk musklimehed, kes siis on seal nõuga ja jõuga. Õmblemine, jootmine, 3D modelleerimine, nemad aitavad sellega kaasa. Ehk kui te tulete ideega, nemad aitavad selle siis nii siis interneti või siis arvuti põhjal, kuni siis lõpliku füüsilise tootena välja teha. Ja siis me ei taha ainult seda, et te tulete lihtsalt oma paberiga ja siis aitäh, saate toote vastu ja lihtsalt kõnnite minema. Eesmärk on selles, et teie arenete ehk te teete siin tööd. Need on Ameerika sõjaväelased, ainuke pilt, mis ma leidsin. Et tulete ja ise arenete selle käigus ehk kui te tahate laserlõikuriga tööd teha, siis te õpite ka sellega ümber käia, te õpite faili teha, te õpite selle materjali kohta ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd, kui ma tulen tagasi selle, ei, mitte siia ka. Vabandust, ma lähen sinna pool tagasi. Nii. See tähtis asi, mida ma näitasin teile. See on siis meie jagamis-shell. Ehk iga inimene, kes on meie päevapiletiga vähemalt sisse tulnud, saab siit võtta ükskõik, mida siin on. Siin praegast on klaviatuure, siin on materjali, siin on telefone, siin on torusi igasuguseid ja ta saab seda enda projekti jaoks ära kasutada. Ja me oleme juba 9 kuud lahti olnud Heina tänaval ja me oleme tähendanud, et nende prototüüpi või toote tegijatel, kes tahavad oma kätega midagi teha, neil on hirmus suur soov jagada ja omavahel suhelda. Ja see oleks see koht, kus nad saaksid tulla ja nad saaksid oma asju jagada, sellepärast, et sellel inimesel, kes ehitab endale tooli, tal jääb materjali üle, ta jääb igasuguseid asju üle ja ta tahab seda jagada. Ja siis see oleks see võimalus, kus seda teha. Ja see on siis tonnine tõstmiskäru, igaks juhuks täpsustan. Ja selline siis meie ettevõtmine on seal keldris. Et olete kõik oodatud külla
nii, kas ma saaksin oma viimase nalja ka ära teha? Nii, jah. Ja siis selline viimane inspireeriv lause on siis you can sleep when you're dead, drink coffee. Et meie tahame teha kiiresti ja lihtsalt. Aga lippame edasi ja küsimused lõpus. Siinkohal ma tahtsingi öelda, et kui Makerlab on see koht, kuhu sa saad minna ja kasutada ruumi ja neid keerulisi tööriistu, mis seal olemas on, siis Kristjan, kes on ka siin, tegeleb just sellega, et kui sul endal on kodus igasugused tööriistad, mis niisama enamus ajast tolmu koguvad, siis sa võid neid rentida. Ja kui sul endal ei ole neid tööriistu, mida sul aeg-ajalt vaja on, siis sa saad neid laenata. Sellepärast, et akutrelli kasutatakse keskmiselt 12 minutit terve selle eluea jooksul, on ju? Võtame pärast küsimused, aga paneme kirja. Olgu, ma olen liiga pehme vist. Maria, anna siia. Väga kiire küsimus, tähendab, te teate kõiki inimesi ja ma ei ole võimeline Tallinnas leidma, kas keegi teist saaks sellega hakkama. Mul on vaja 3 laelampi üles panna ja ma kardan elektrit. Tallinnas ei ole võimalik leida inimest, kes paneb laelambi üles. Aitäh küsimuse eest, väga hea küsimus. Ma olen kindel, et kui meil on kogukonna üritused ja te tulete selle küsimusega sinna, te leiate inimese, kes aitab teid. Kui te tulete sinna ja te ütlete, et teile ei meeldi need laelambid, mida te tahate lakke panna näiteks, tahate omasuguseid, siis selle me aitame teil ära teha ja selle käigus te õpite ise selle ära, kuidas selle lakke panna. Et ma soovitaks võib-olla veel ühte kohta, et selline liikumine on ka Eesti nagu skeemipesa. Nad tegelevad kui peene elektroonikaga, ehk suudavad aidata ka selles küsimuses. Aitäh! Nagu te olete aru saanud, siis laval on inimesed, kes tegelevad võrdlemisi erinevate asjadega, et autolevi ja parking nagu lähevad enam-vähem sarnasesse kategooriasse. Aga nüüd on meil laval Keiu Helpifikist. No tere, lõpuks ometi, et ei jaksanud enam oodata, et oma asjast ka rääkida. Väga tore oli muidugi siin meeste seltskonnas viibida ja olla siis üks ainuke naine siin. Aga Helpifikust räägime edasi siis. Et mina olen Helpifiku kaasasutaja ja projektijuht ja kas teie olete vahel mõelnud, et mis tunne on näiteks süüa nuudleid või avada kommipaberit nii, et teil on boksikindad käes? Et kas te saaksite sellega hakkama? Või mis tunne on, kui te soovite minna kohtingule, panna selga maailma kõige ilusama punase kleidi ja teha endale meiki, aga ta ei näe? Et mis te siis teete, kas lähte pime kohtingule ja jätate ka meigi tegemata? Et kus siis see probleem on? Et mina hakkasin mõtlema selle peale, et erivajadus on ju tegelikult selline, mis on likvideeritav teatud mõttes. Et erivajadus võiks olla nagu mobiiltelefon, mille sa saad välja lülitada, kui sul on olemas kogukonna tugi ja toetus. Et kus see suur probleem siis on? Et täna me teame seda, et riik ei suuda rahastada erivajadustega inimestele erinevaid sotsiaalteenuseid sellisel viisil ja mahus, milles nad seda vajavad. Ja teine probleem on see, et on tohutult palju inimesi, kes soovivad aidata, kuid kõik need lahendused on organisatsioonipõhised. Et puudus selline vahelüli, mis viiks siis kokku 2 gruppi inimesi. Ühel pool on siis inimesed, kes vajavad abi, et igapäevastes sellistes lihtsates toimingutes ja teisel pool olid siis inimesed, kes väga tahtsid aidata, aga mitte kuidagi nad omavahel kokku ei saanud. Ainuke lahendus siis oli see, et otsustasime luua oma nii-öelda kommuuni või platvormi, mis ongi Helpifik. Eelmisel aastal me osalesime Garage 48 Enable üritusel, kus meie ettevõtmine pälviti siis publiku lemmiku tiitliga ja tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et
et veebirakendus küll veel ei tööta, on viimast kuud arenduses, kuid kogu tegevus meil käib Facebookis, kus meil juba paari kuuga on üle mitme tuhande jälgija ja igapäevaselt edastame siis seal abi nii-öelda palveid ja vastuseid nendele. Meie meeskonnas on 12 inimest ja sinna meeskonda kuuluvad siis nii arendajad, sotsiaaltöö taustaga inimesed, juristid, marketingi inimesed, et siin tahaksingi rõhutada, et ühest heast ideest, mis võib kogukonda aidata, üksnes on vähe, et väga tähtis on, et meeskond ja see, mida see meeskond suudab teha. Et miks just Helpific ja kuidas ta suudab nagu kogukonda aidata ja samal ajal teenida, aga võib-olla raha ongi see, et võib-olla oleks aeg ühendada endas 3 komponenti. Üks on infotehnoloogilised lahendused, number 2 on sotsiaalne mõtlemine, number 3 on ettevõtlus. Et kui need 3 komponenti nüüd omavahel ühendada, siis tegelikult ju võib saada sellise asja, millel on pikaajaline ja positiivne mõju kogu inimühiskonnale. Et tänasel päeval me sooviksime aktiveerida siis kogukondades just neid inimesi, kes praegu ei tee vabatahtlikku tööd, kuid on mõelnud teiste abistamisele. Et kui näiteks Praxis tegi uuringu, et kui palju inimesi osaleb vabatahtlikus töös, siis see protsent oli 30, aga kui küsiti, et kas sa oled kedagi abistanud või soovid abistada, siis see protsent tõusis peaaegu 2-kordseks. Et see tegelikult näitab seda, et me kõik üksteist abistame ja soovime abistada, aga me tihti ei defineeri seda vabatahtliku tööna ja sest see sõna iseenesest hirmutab meid. Aga Helpific on siis selline inimeselt inimesele ühekordne lahendus, kus erivajadusega inimene võib siis nii-öelda tellida abi igapäevatoimingus, kas transporditeenus või soovibki minna mõnele kultuurisündmusele, et see lahendus on hästi lihtne, mugav, kiire, logid sisse meie helpific.platvormile, saadad oma tellimuse, saad sellele vastuse ja ongi asi lahendatud ja üks asi loomulikult, mida meilt hästi palju küsitakse, on turvalisuse probleem, et turvalisuse me lahendame sellega, et meil on ID-kaardi põhine süsteem või siis on kommenteerimise võimalus, et on võimalik näha seal kommentaare nii siis vabatahtliku kohta kui siis selle erivajadusega inimese kohta. Et kõike neid eesmärke saavutada, no, kuhu ma sihin? Tuli. Et meil on kolm faasi. Esimene faas on selline, kus me lihtsalt soovime siis nii-öelda promoda seda kogukondlikku aktiivsust, et muuta inimesed väikestes kogukondades aktiivsemaks, hoolivamaks, et nad märkaksid teineteist, sest et miks mitte, kui sa lähed ise poodi, võtta kaasa ka oma liikumispuudega naaber näiteks või seesama, kui teil on reede õhtul vaba aega ja te näete, et on tulnud sinna veebiplatvormile selline palve, et sooviks meiki ja kohtingule minna, ja teil on need oskused olemas, et miks mitte aidata, eks ole. Nii, faas 2, et faasis 2 me soovime välja arendada sellise personal budgeting süsteemi, mis tähendab seda, et ta ühendab endas nii seda riiklikku vastutust kui kogukondlikku ressurssi. Et tegelikult turul on hästi palju seda ressurssi, kapitali, mis on kasutamata. Üks grupp on need samad erivajadusega inimesed ja teine grupp on kõik, kes teevad vabatahtlikku tööd ja kõik, kes veel ei tee vabatahtlikku tööd. Et see personal budgeting süsteem tähendab nüüd seda, et inimesel,
kellel on puue, mõni erivajadus, tal on suurem võimalus ise otsustada, et kust ta saab selle teenuse, kelle käest ja kuidas toimub see tasumine. Et me nüüd oleme pidanud läbirääkimisi Sotsiaalministeeriumiga ja soovime esialgu alustada pilootprojektiga, et seesama erivajadusega inimene saab siis enda kätte nii-öelda rahakoti ja ta ei pea ostma seda sotsiaalteenust nüüd professionaalse teenuse osutaja käest, vaid ta tegelikult võib ju osta seda sama teenust ka oma kogukonna liikme käest. Et siin see raha liikumine toimub teistpidi ja on ühiskonnale palju kasulikum. Tahaksin rääkida ka faas 3-st, aga slaidid ei liigu. Ja kui ma tulen korra tagasi selle faas 2 juurde, siis on ka seal selline võimalus, et igal sellel erivajadusega inimesel on nii-öelda Helpifiku sees oma konto, kus on siis talle võimalik teha ka annetusi ja selle nii-öelda selle Helpifiku süsteemis ringleva raha eest on tal tegelikult võimalik siis osta neid erinevaid teenuseid, mida ei suuda kohalikud omavalitsused pakkuda. Faas 3 on nüüd selline faas, kus kogukonna sees ostutatakse üksteisele teenuseid, kas siis vabatahtlikkuse alusel või siis teatud tasu eest ja see näide on seesama näiteks erivajadusega inimene, et ta osutab võib-olla mingisugust programmeerimise teenust või osutab näiteks tõlketeenust ja talle tuleb sinna nii-öelda selle Helpifiku kontole raha ja selle raha eest ta saab tegelikult endale siis osta omakorda teise inimese käest teenust. Või siis see saab selle teenuse vabatahtlikkuse alusel. Ja siin enam ei ole tegelikult vahet, et kas puudega inimene või puudeta inimene, et siin on eesmärk see, et saaks kõiki neid ressursse, mis tegelikult täna on kogukonnas kasutamata. Kõik need oskusteave või mis iganes, et need saaksid ökonoomsemalt kasutatud. Et lõpetuseks ma tahaksin öelda nii palju, et me soovime Helpifiguga tegelikult just olla nagu eeskujuks selles, et me oleme nagu ühiskonnas jõudnud nii kaugele, et me peaksime ühendama endast 3 asja. Seesama on infotehnoloogilised lahendused, number 2 on sotsiaalne mõtlemine ja number 3 on ettevõtlus. Et ei ole enam nii, et me oleme kõik mittetulundusühingud või startupis ja meil mitte kunagi raha ei ole ja me vireleme selles rahapuuduses. Aitäh! Jätkame praegu seda filosoofiat ja küsimused võtame kõik siis, kui 6 välkesitlust on ära kuulatud. Nii et nüüd sätime valmis Loidule slaidid ja räägime ühisrahastusest kinnisvara arenduses. On ju, Loit? Just nii. Veel, kuidas sa selle puldiga hakkama saad? Kas kõik on hästi või on vaja mingit nõu? Kohe vaatame. Kas esimene slaid tuleb ise või ei tule? Kohe. Okei, ma siis enne ei näpi. Selge. Nii, minu nimi on Loit ja mina siis olen CrowdEstate'i nimelise kinnisvara ühisrahastuse platvormi asutaja ja juht siis täna. Ja enne kui ma nagu kinnisvara ühisrahastamist räägin, et ma mõtlesin, räägin teile ühest jagamismajanduse raportist, et Pricewaterhouse avaldas eile nagu hästi värske uuringu ja seal on nagu, ma ei suutnud panna vastu kiusatusel paari numbrit näidata, et nii, teeme, kuidas me teeme. Niimoodi, lahe. Et küsiti umbes, räägiti siis 1000 USA inimesega, nii, juba jõudis edasi minna, aga siis nendest inimestest, nii, kus see nüüd läks? Kadus ära. Põhimõtteliselt nagu valmisolek nagu selles, nüüd läheb täitsa valepidi, aga anyway, ühesõnaga, et valmisolek sellises nagu jagamismajandus osaleda on hästi suur, et see 72%, mis eelmises slaidil oli, et 72% inimesi näeb ennast 2 aasta jooksul osalemas selles ja väga paljud inimesed ütlevad, nagu asjade omamine nende jaoks on nagu koormav, et tegelikult selline nagu
jagatud nii-öelda see mantra, mis öeldi, et jagamine on uus omamine, nagu sharing is new ownership, et hästi nagu öeldud, et 3 sellist asja, mis selles jagamismajanduses nagu olulised on ja mõnes mõttes nagu kattuvad seal kinnisvara ühisrahastamisega väga hästi on siis kättesaadavus, et need teenused peavad olema kättesaadavad, täna on sellised nagu mingi tehnoloogiapõhised lahendused, mis muudavad neid äriprotsesse, teine on kogukonnas osalemine ja 3 on mugavus, ja kui esimesest 2 see kättesaadavus ja kogukond, et seal oli see, nagu see olulise protsent oli umbes üle 80% nagu osalust, ütlevad, nagu need on nagu hästi kriitilised. Aga kui me siit jätame meelde, et lähme kinnisvara juurde, siis kinnisvara on selles mõttes nagu huvitav varaklass, et ta pakub nagu väga head tootlust, ta on üsna nagu mõistliku riskiga, tema nagu kõige suuremaks miinuseks see, et igasuguse nagu, mis tahes tehingu nagu selliseks väärtus on nagu üsna suur. Ja seetõttu on ta ajalooliselt olnud selliste nagu rikaste inimeste ja institutsionaalsete investorite pärusmaaks. Ja Donald Trump näiteks on öelnud siis, et selleks, et kinnisvarasse investeerida, peab sul olema kas väga palju vaba raha või siis väga suur võimekus võtta nagu väga suur laen. Kui me räägime sellest Eesti kontekstis, siis populaarne ühetoalise korteri ostmine, väljaüürimine, see eeldab ka nagu vähemalt 5 kuni 7000 euro suurust minimaalset panust, pluss siis mingit soovi võtta näiteks 10 kuni 15 000 euro suurune laen ja seda 20 aastat teenida, et paljudele inimestele see iseenesest nagu ei sobi. Nii, et ma tõmban selle siit alt lahti, see on ka veidi lahedam. Aitäh. Nii, jube lahe. Nii. Saaks ma kuidagi. Nii. Erinevad uuringud ütlevad seda, et iga teine inimene tahaks oma raha nagu kinnisvaras hoida, aga nad ei tee seda. Seal on 3 hästi suurt takistust. Esimene on informatsiooni puudumine. Informatsioon kinnisvara ühisrahastamise kontekstis on tegelikult ligipääsu puudumine sellisel nagu kvaliteetsele investeerimisvõimalusele. Kvaliteedi all saab mõelda nagu informatsiooni, mis on nagu eelnevalt läbi töötatud ja mille on nagu due diligence on tehtud, et kui me läheme City24 või kv.ee-sse nagu kinnisvara investeerimisvõimalust otsime, et see on nagu puhas aja raiskame, et sealt kahjuks ei leia midagi. Teine on see sama kapital, et kapitali või vabakapitali ei ole piisavalt või ei ole soovi nagu laenu võtta, sest me rääkisime ja aeg ja oskused, isegi kui ma nagu olen selle kinnisvara omanik, siis tõenäoliselt ma ei taha nagu reede õhtul saada kõnet, et kuulge, tule nüüd remondi ma WC-pott ära või laupäeva öösel, et tule tegele lärmaval naabriga, et see on selline tore asi, millest saaks nagu hoiduda. Ja Loit, proovi natuke mikrofoni tõsta, siis kuulevad just, inimesed paremini. Öelge kui ei kuule. Ja siis põhimõtteliselt selle tulemusel nagu tegelikult jõuab nagu esimese tehinguni umbes 10% nagu nendest 54% huvitatutest. Samas nagu see kinnisvara ühisrahastamine, ta on nagu tehnoloogia põhine, aga et veidi juba nägite, esimene hea näide, mis ma leidsin, ma rohkem nagu ei räägi ka, pärineb tegelikult üle-eelmisest sajandist, et ma ei tea, kas te teate, kuidas Ameerika vabadussammast nagu rahastati, et tegelikult see on võib-olla maailmas esimene suur kinnisvara ühisrahastusprojekt, et kui prantslased selle kuju Ameerika Ühendriikidele kinkisid, siis nad kinkisid ainult kuju, et seda jalust komplektis kahjuks ei olnud, et selle pidi Ameerika nagu ise ehitama. Ameerikal just tulnud sellest kodusõjast, riigil oli vähe raha, New Yorgil polnud üldse raha, ja siis Ameerika Vabadussamba komitee, kes oli see heategevuslik organisatsioon, ta kogus nagu raha, ta jooksis kuidagi kinni, ehituse seisma ja siis oligi juba tõenäoliselt, et see kuju läheb hoopis Bostonisse. Ja siis oli Joseph Pulitzer, kes oli siis New York Worldi nimelise ajalehe väljaandja. Tema siis lubas, et ta trükib oma lehes ära iga inimese nime, kes annetab siis selle jalami tegemiseks raha ja siis poole aasta jooksul koguti siis kokku veidi üle $100,000, 125 000 osalejat oli ja tänases vääringus see on umbes 3 miljonit eurot ja see on võib-olla esimene nagu tore ühisrahastuskampaania. Mis Crowdestate teeb? Crowdestate on päeva lõpuks üks turuplats, et meie eesmärgiks on teha seesama, võtta ära need takistused, informatsioon, kapital, aeg ja ressurss ja teha see siis nii-öelda igale inimesele kättesaadavaks, et see hästi demokraatlik viis investeerimiseks. Me oleme öelnud, et kinnisvara investoriks võib saada 100 euroga, et ei ole nagu vaja 1000, 10 000, 100 000 eurot. Ja päeva lõpuks, mis me teeme? Paneme kokku 2 osapoolt, kes siia ei taha tulla, aga järsku kohe tulevad. Ühelt poolt siis nagu inimesed, kellel on raha ja
ja teiselt poolt siis kinnisvaraarendajad, kinnisvaraomanikud, kes on otsimas nagu lisakapitali. Ehk mis me investoritele pakume siis sellesama 100 euroga võimalik nagu osaleda, 500 euroga on võimalik ehitada hajutatud portfell, sul on nagu väga konkreetne valik läbi analüüsitud kindlatest investeerimisvõimalustest ja saad seda kogu seda asja teha diivani pealt püsti tõusmata paari minuti jooksul. Arendajad saavad ligipääsu kapitalile, mida enne turul ei eksisteerinud, arendajad ei räägi inimestega 100 euro kaupa läbi, samas nad on kindlasti huvitatud rääkima näiteks 100 000 või 500 000 euro suuruse varakogumiga, millel on konkreetsed parameetrid. Ja mis me teinud oleme? Me oleme teinud 3 aastat seda, 3 oleme täna. Me oleme teinud 9 investeerimisvõimalust, need 7 on nagu leidnud heakskiidu ja need 7 on tehtud ka ja mis on, meil on täna veidi üle 3000 kasutaja, 500 nendest on investeerinud ja mis siis juhtunud on see, et nende projektide nagu täitumiskiirus on aja jooksul nagu kasvanud, et kui esimeste projektide jaoks kaasasime raha nagu mõned nädalad, siis aasta lõpupoole, mis me tegime seal all, on mingi paar maja, üks tööstushoone, neid me rahastasime mõned päevad, viimased 3 on olnud siis nagu 6 tundi ja 4 tundi ja viimane seal üleval oli vist 4 minutit, et summa on tavaliselt olnud siis üks veerand miljoni euro suurune investeering. Kokku on siis raha kaasatud umbes 2 miljonit eurot, mis on enamik läinud siis kinnisvara arendusprojektide oma kapitali. Et nõudlust nagu selle järgi väga on, et pigem on täna pudeligael see, et kuidas leida kvaliteetsed investeerimisvõimalusi, et meie selline pipeline'ist on läbi käinud umbes 130 investeerimisvõimalust, nendest siis 9 on kvalifitseerunud, et see näitab nagu sellist filtri tugevust. Protsess hästi lihtne, täpselt samasugune nagu mis tahes ühisrahastus platvormil, Kickstarteril või hooandjal, et liitud, valid, vaatad ringi, kui meeldib midagi, siis otsustad investeerida, kui meeldi, ära investeeri ja kui oled investeeringu teid, siis teenid sellega nii-öelda seda äriplaani kohast tulu. Mis meie seal taga teeme? Me teeme 4 asja, esiteks me hoiame üleval seda digitaalset turuplatsi, mis on päeva lõpuks üks suur mootor, mis siis ühendab nagu palju inimesi ja kinnisvaraarendajaid, kogukond suhtlemine, kus inimesed omavahel võiksid infot vahetada seeläbi nagu paremaid otsuseid teha, kvaliteetne sisu, mis minu jaoks on kõige olulisem, kus on siis läbi analüüsitud investeerimisvõimalused, neid on üsna piiratud kogus ja me anname sinna juurde kogu info, et kui sa oled investeerimas, siis on olemas sul kõik otsuse tegemiseks vajalik info olemas, et alates turuanalüüsist lõpetades finantsmudelitega. Äri meie jaoks ei lõppe raha kokku kogumisel, ära andmisel, et meil on ärimudelisse sisse ehitatud hästi suur motivatsioon olla oma investoritega koos projekti lõpuni, raha koju tagasi tuua, tulu tagasi koju tuua ja siis alles asjad kokku pakkida. Ja kui tulust rääkida, mida teenib, siis ma otsisin välja, et mida globaalselt ja mida meie oleme siis investoritele nagu sellisel viisil nagu rahaliselt teenimas, siis laenukapitali põhiselt investeeringutelt globaalne tootlus jääb kuskil 7 ja 20 vahele, keskmine 14 juures, meie oleme teinud 3 tehingut 12 ja 14 vahel, see on siis aastane netotootlus investori jaoks ja omakapitali puhul on nagu riskid kõrgemad, tootlusootused kõrgemad globaalselt siis kuskilt 7-st 35-ni, meie portfellis on siis 16-st 40-ni on aastaste tootlustega projektida. Tõmbame asja kokku ka, viimane slaid see oli huvitav slaid, aga läks kiiresti ära, et miks nagu kinnisvara ühisrahastada, ma arvan, et seesama, kui me tagasi nende oluliste asjade juurde, et seesama kättesaadavus, et 100 euroga on võimalik saada, panna oma raha hästi teenima ja teine võib-olla oluline, see on see community, et tegelikult, mida nagu Eestis ei ole veel juhtunud ja mujal maailmas ka on see, et tegelikult nagu 500 meetri raadiuses olevad inimesed võiks tulla näiteks samas, võtame Kalamaja või Kopli näite, siin on mõni põlend maja, et tulge kokku, mõelge, mis sellega teha, tulge tõstke raha, tehke ära, tehke sinna kohvik, tehke üles korterid, tehke alla minu pärast joogasaal, seda, mida teil endal vaja on, olge ise kliendid, ma arvan, et see on see, kuidas läbi selle investeerimise saab mõjutada nagu keskkonda ja samal ajal ka nagu mõnusalt nagu raha teenida. Tänan väga! Hästi, aga nüüd saab võtta kõigepealt saarist paar küsimust ja siis meil on paar küsimust juba sotsiaalmeedias ka kirjas. Võtame ennem saalist. Kes soovib küsida? Kas ükskõik kellelt, kes praegu on esinenud? Ailen, sul oli küsimus? See on siin ka. No küsime.
nüüd? Jaa. 2 küsimust on Toitlale ja 1 parkingule. Teeks siis nii, et jätke meelde. Parking, mis saab, kui oled broneerinud koha, aga kohale jõudes pole eelmine parkija veel lahkunud? Okei, vasta ära. Tahtsid 2 osaliselt küsida? Küsi ära, mul jääb üks küsimus. Okei. Et see on tegelikult niimoodi, et me üritame jätta ka akna sinna vahele, et te mõtlete, et kui on nagu üks parkimissessioon, näiteks pool aega võtab keegi teine ja siis tahab keegi nagu peale tulla, kui tema läheb ära või kuidas te mõtlete? Küsimuse on esitanud Sander Kansen, et kui oled broneerinud koha, aga kohale jõudes pole eelmine parkija veel lahkunud. No, et tausta on ees. Aga meil ei saa sellist asja tekkida, seepärast, et kui ma olen koha pealt ära, siis selles suhtes siis maksmine nagu lõpeb, koht muutub avalikuks, kui ma koha pealt ära ei lähe, siis see koht ei vabane ja see eelmine parkija tegelikult, kes peale tuleb, ta ei saagi näha, et see parkimiskoht on vaba. Ta ei saa broneeringut teha. Ta ei saa broneeringut sellele kohale teha. Küsimus oli pigem selles, et kui sa oled eelnevalt juba näiteks eelmisel päeval selle koha ära broneerinud ja nüüd keegi järgmisel päeval võtab paariks tunniks omale koha vahetult enne sinu broneeringut ja juhuslikult jääb kauemaks, kui ta algselt peaks olema. Et tegelikult seda pikaajalisemat broneeringut me praegu brainstormime, et see võib olema välja töötanud, et täna on see, et on ikkagi see lühiajaline broneerimine, et kui koht on täna väljas, siis ma näen, et see koht on saadaval, siis ma saan broneerida. Et see, kuidas kõige optimaalsemalt me saaks teha seda pikaajalist broneerimist, et ma näiteks tean, et ma lähen nädala aja pärast kinno, siis mul on seda kohta vaja, ma saan ette broneerida, et seda me peamegi mõtlema, et kui me selle variandi nagu teeme, siis ongi see variant, et tegelikult me võime väga suurest osast tulust loobuda, kuna hakatakse seda parkimisperioodi poolitama, aga tegelikult võib-olla seal reaalajas tuleb keegi, kes tahab parkida terve selle päeva, et seal me varsti mõtleme välja selle, siis ma vastan selle küsimustele. No nii, ja Hannesele Toitlast 2 küsimust. Kõigepealt, kuidas kaasate vanaemasid, kes tõestatult oma toitu jagada tahavad? Veel ei ole vanaemaid pundis. Kui sul on vanaema, kes hea meelega kokkaks ja sa oled nõus talle pakkuma tehnilist tuge, mis on siis e-maili saatmine praegusel hetkel, et siis räägime, mul on hea meel võtta vanaema sinna punti. Aga jah, nagu ma ütlesin, meil tehnilise lahenduse väljatöötamine, nüüd uue tehnilise lahenduse väljatöötamine võtab aega ja me teeme seda praegu käsitööna, aga tulevikus me loodame teha nii lihtsaks selle süsteemi, et vanaema saab ka jagu sellest süsteemist. Ja teine küsimus, mis hoiab teid tagasi kõigile neile küsimustele vastamisest ja idee päriselt tööle panekuks? Ei, me paneme, ma tahtsingi, ma pidin oma lugu rääkima, ma tahangi öelda, et need seksikad tulemused, mis siin on osadel parkingul ja nii edasi, nad ei räägi sellest mudamaadlusest, mis seal taga toimub, eks ju. Ja mina tahtsin teieni tuua selle mudamaadluse osa, ehk siis, et tegelikult selleks, et jõuda sinna, ma arvan, sa oled nõus, on väga palju selliseid vaidluseid, kõhkluseid, kahkluseid, küsimusi ja rohkem kui neid vastuseid ja lahendusi. Mistõttu ma täna ütlengi, et me oleme selles mudamaadluse faasis, meil on mingisugune idee, kuidas, mis probleemi me lahendame, nagu te nägite seal see 2 väärtuspakkumist ja kuidas seda teha, lihtsalt asi ongi selles, et me tahame olla kindlad, et see, kui ma nüüd jälle panen oma arendaja 3 kuuks lukku, et ta mulle pärast seda kallale ei tuleks ja ütleks, et ma tegin jälle mingit asja, mida sa ei kasuta. siis see on see põhjus, miks me teeme seda käsitööna ennem ja katsetame ära, sest käsitööna ma saan vastuse 2 nädalaga. Et kas ma näiteks suudan 60 suud toita mingil üritusel pelgalt kodukokkadele tuginedes. Käsitööna ma saan selle lahenduse 2 nädalaga, kui ma tehnilise lahenduse sinna taha pean kodeerima, võtab see aega miinimum 3 kuud, mis tõttu puhtalt ajaline kokkuhoid, teha seda praegult puhtalt e-maili ja telefoni teel. Ühesõnaga, see on selline startupi köögipool, millest me võime pikalt tegelikult rääkida. Aitäh, Hannes. Marial tekkis küsimus. Mul tekkis üks kommentaar, et kui sa rääkisid, või tuli küsimus, et kas vanaemad saaksid nagu kaasa aidata ja sina rääkisid, et nad võiksid kuskilt nagu abi pakkuda, abi saada, siis mõtlesin Helpifiki peale, et kas Helpifik näiteks saaks selle asja ära lahendada, et saaksite isegi koostööd teha sel viisil?
see oli siis küsimus Helpificile. Praegult nad on vist erivajadustega inimestele suunatud, aga ma saan aru, et see potentsiaal tegelikult on laiem seal. Kusjuures ma tahangi öelda see, et see on tore, ma ütlen selleks, et saada see 60 tellimus järgmiseks nädalaks, meil on kaasatud 4 startup'e vist, näiteks GoWorkabitist, keda täna siin ei ole, eks ju, võtan ma sinna teenindajad niimoodi, eks ju, ja Fliipi me kasutame, Eesti startup kasutame selleks, et tiimitööd teha ja nii edasi, nii et see startup'ide vaheline või alustavate ettevõtete vaheline koostöö on väga kihvt. Mina tahan remargina öelda vahele siin Facebooki valvurina, et see võib tunduda imelik, et palun minge Facebooki ja kommenteerige, aga pange sinna oma mõtteid ka lihtsalt mitte küsimusi, sellepärast et meil on siin üks purk selle jaoks, et need nimed, kes seal kommenteerivad või küsimusi esitavad, siia panna ja pärast loosida välja auhinnad just, mida on välja pannud Autolevi, Helpific ja Linnalabor, jagamiskingitused. Nii et kasutage Facebookiga lihtsalt mingite mõttevälgatuste jaoks. Aitäh! Kadri Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist. Kuivõrd me siin oleme seminaril, mis räägib jagamismajandusest ja Hannes siin ka viitas juba, et tuleb inimestega rääkida ja oma ideesid jagada, siis mind huvitab, palju teie ideed tänaseks hetkeks on laenanud mujalt juurde mingisuguseid elemente ja kuivõrd oluline see üldse on, et arendada midagi kuskilt mujalt veel juurde laenata? See on suunatud sellele, kellel on vastus. Mina tahan öelda seda, et kui mul on paljud inimesed rääkinud, kes tahavad oma äri alustada, siis ütleb, ma ei räägi sulle, äkki sa varastad ära, unustage ära siuke asi. Et kui mingi tiim on võimeline tegema sinust paremini ideed, las ta teeb, eks ju. Eks see on see rääkimise osa, et ärge hoidke seda endale. Ja teine osa läks mul meelest ära. Et see on väga hea küsimus, et me täna enne siia tulekut ka teise parkingu asutaja Gustasega istusime siin kohvikus ja arutasime just selle sama teema üle, et me jõudsime sellisele järeldusele, et tegelikult kui kusagil on mingi asi, mis nagu toimib juba ja toimib ärimudel, et siis ei ole mõtet hakata nagu jalgratast iga poole pealt nagu leiutama, et tasub nagu kopida küll niimoodi, et jah, et see ongi vastus. Me vaikselt vaatame, mis kinnisvara ühisrahastamisel nagu mujal maailmas toimub, aga päris otseselt midagi kopeerida kahjuks ei ole võimalik, et see on, ma arvan, et see suurem osa sellest ärimudelist on kinni juriidikas ja suhetes kohalike kinnisvara nagu inimestega, et see on hästi lokaalne. No kopeerimise poole pealt võib-olla samamoodi nagu Hannes ütles, et tegelikult seda sama ideed ja seda probleemi, mida meie hetkel lahendame nende autode näol, mida me välja pakume rentijatele, seda on alates sellest, kui ma 2008 selle peale nagu tulin, seda ma olen kuulnud veel rääkimas 4 inimest vähemalt, et neid asju, neid ideid ei tohi nagu peljata jagada ja rääkida, sellepärast et see inimene, kellega sa räägid seda, see inimene on sinu klient potentsiaalselt, et ta saab juba sind aidata väga varases baasis nii-öelda hea tagasiside, kuidas seda ideed arendada. Mul lendama. Väga hea. Nii, aga mina kutsuks välja, et keegi, kes tahab teha endale Hackerspace'i, MakerLabi või FabLabi, siis ma hea meelega tulen istun nendega ja aitan kaasa. Et neid kohti peaks Eestis rohkem olema ja paremini levitatud ja ka täpselt skeemipesa tüüpi kohti peaks rohkem olema. Et suurima hea meelega aitan kaasa. Ja nii nagu mina enne tõin välja, siis kõik need lahendused, mis meil praegu ühiskonnas on erinevate inimeste abistamiseks, on tegelikult kõik organisatsioonipõhised, nii et Helpific on selline täitsa uus asi ja me soovime sellega laieneda ka teistesse riikidesse, et põhieesmärk oleks ju see, et oma kogukonnas me saame teha tohutult palju, aga see abi andmine ja abi saamine peaks olema sama lihtne, kui nimelt te tellite endale koju takso või tellite pitsat või et minu unistus on nagu see, et üksteise abistamine kogukonnas muutub selliseks harjumuseks, nagu te igapäevaselt, kes kasutab Facebooki, kes Tinderit, et hakake Helpificu parem kasutama, et see toob palju rohkem ühiskonnale kasu.